Kui on kirjandusfestival, siis loomulikult on raamatuid ja kirjastusi, kuigi Petrone print ei ole, ütleme nii, inimtööjõu poolest võib-olla väga suur, siis teoseid on antud välja juba päris hulgaliselt ja sellel festivalil on võimalik tulla välja ka mitme uue teosega. Epp Petrone, Minu Island on viimane ja Minu Pariis siis eelviimane. Pariisi raamatul läheb igal juhul päris hästi. Jah, Urmas Väljaotsa Minu Pariis on nüüd väljas olnud umbes 4 nädalat ja ta on 3 nädalat olnud edetabelite, ütleme, üleval otsas 2. ja 3. kohal. Ja Minu Island on täna minu teada esimest päeva poodides. Tema saatust me veel ei tea, sest et ta on niivõrd värske, aga minu meelest on ta väga humoorikas ja ka selles mõttes väga värske teos. Ikkagi hiidlase kirjutatud, kes on Islandile kolinud. Minu Pariis, kas see on selline natuke glamuuriraamat ka? Jaa, kindlasti on. Sul on võimalus piiluda moe ajakirja tegemise köögipoolele. Teatud mõttes meenutab filmi Saatan kannab Pradat, kuidas moodi need modelliagentuurid seal toimivad, aga peale selle on seal ka lihtsalt sellist digiverd ja pisaraid, sest et see ei ole lihtne, nagu kogu see minu seeria on põhimõtteliselt ikkagi sellest, kuidas inimene tõmmatakse ühest kodusest keskkonnast välja ja viskub ise teise keskkonda ja on üsna raske hakkama saada, siis kõik igasugused bürokraatia reeglid, kirjutatud ja kirjutamata seadused antud uues riigis ja kultuuris, et see on ikka raske vahepeal vaadata, kuidas see vaene autor vinskleb. Aga mõnes mõttes on nad ka edulood, mitte nüüd kõik ei saa küll rikkaks ja kuulsaks näiteks, aga lood selles mõttes, et inimesed saavad seal ikkagi hakkama. Jah, võib vist küll öelda, et kõik need raamatud on ikkagi nii-öelda õnneliku lõpuga. Kuigi kõige esimene raamat Minu Ameerika, minu enda elust, selle kohta on küll öeldud, et ta on tegelikult üsna negatiivne, et seal on niivõrd palju seda tarbijaühiskonna ja Ameerika ühiskonna kriitikat, aga ma mäletan, kui ma seda raamatut kokku panin, et ma teadlikult ikkagi mõtlesin seda, et lõpp peab helge olema. Ja teine osa oli minu arust veel eriti helge lõpuga. Seal oli selline nagu leppimine antud maaga ja ütleme, et armastamine, et sa armastad antud maad tingimusega, üks tingimus, et sa tohid sellest kirjutada. Ja minu meelest see käib kõigi nende minu seeria autorite kohta. Ma üritan leida neid eestlasi üle planeedi, nii öelda, erinevatest sadamatest, erinevatest küladest, erinevatest linnadest, kes teatud mõttes erinevaid eluviise ka esindaksid ja peale selle veel suudaksid hästi kirjutada. Aga neid ausalt öeldes jätkub. Pakuvad ise? Nii ja naa. Seesama Minu Islandi autor võttis minuga ühendust minu meelest vahetult enne jõule. Ma ei teadnud tema nime, ma ei teadnud mitte midagi. Ma ütlesin, et kirjuta proovi peatükk, et tegu ei ole mingisuguse tuntud inimesega, aga tundus, et on selline huvitav asjalik tegelane, muusikakooli direktor, et ju tal ikka kohusetunnet ja kirjaoskust natuke peaks olema. Ja ta kirjutas vapustavalt kiiresti ja mõnusa raamatu. Selles valguses on loomulik, et minu seeria läheb edasi ja on osalt juba peaaegu et valmis raamatut, osalt ideed kindlasti on olemas. No mina tean seda, et tuleb sulle endal Minu Ameerika 3, siis tuleb sinu abikaasal Justinil ka Minu Eesti, aga mis veel tuleb? Minu Austraalia tuleb suve lõpus ja suve alguses tuleb ju Minu Itaalia. Need 2 on sellised järgmised, mis on tulemas, aga siis on neid lisaks nagu nii palju veel, et ei oska kõike täpselt ka ennustada, sest et tegu on ju inimestega ja enamasti inimestega, kes kirjutavad oma esimesi raamatuid. Kunagi ei tea, kui kaua läheb. Ma tahan hoida seda seeriat niimoodi, et seal ei oleks ainult selliseid endast mõistetavaid huviobjekte, aga et seal oleks ka midagi sellist, mis hariks inimesi. See Minu Moldova raamat näiteks. Mida sa tead Moldovast? Ja niimoodi on tulemas Nepal, siis võib-olla tuleb Uganda, kuigi mul kirjastuse osanik urjutab, et me peaksime hoidma ja seda, mis kindlasti müüb, aga minul on selline tunne, et vahel on vaja ka selliseid riskivõtmisi, mis ei ole niivõrd teada-tuntud riigid.